et inimene võib olla usklik, võib laulda kooris, võib olla laulja, võib olla missionär, võib jagada lendlehti, aga kui ta ei ole kümnise andja ega annetaja, siis kui ta sureb, läheb ta põrgusse. Tere kõigile, kuidas läheb? Mina olen pastor Antonio Junior ja tänases videos tahan ma teiega rääkida teemast, mis alati tekitab palju poleemikat, nimelt kümnisest. Ma panin siia kirja peamised küsimused, mis kõigil kümnise kohta on ja ma vastan neile selles videos. Küsimused nagu, kas kümnis on kohustuslik, kas ma pean kogu kümnise andma oma kogudusele või kas ma võin ise toetada heategevusorganisatsioone näiteks. Kui ma kümnist ei anna, kas ma saan needuse osaliseks? Kas rohutirts tuleb ja hävitab kõik, mis mulle kuulub? Kus Uues Testamendis räägitakse kümnisest? Mida Jeesus ütles kümnise kohta? Seega tasud sul minuga lõpuni kaasa tulla, isegi selleks, et aidata teisi inimesi, kellel on selle teema kohta küsimusi, eks? Aga enne kui alustame, tahan paluda, et sa telliksid minu kanali. Klõpsa selle video all olevale nupule telli ja selle kõrval ilmub kelluke. On väga oluline, et sa aktiveeriksid selle kellukese ja valiksid valiku kõik. Et sa saaksid kõik teavitused alati, kui ma siia kanalile uue sõnumi üles panen, eks? Vennad, lähme edasi. Ükskord olin ma kirikus ja te ei usu, mida ma kuulsin pastorilt. Pastor ütles, need, kes ei anna kümnist, ei lähe taevasse. Ja kuidas ta seda oma mõtet põhjendas, ta tsiteeris ühte lõiku Malakia raamatust, kus öeldakse, et Iisraeli rahvas varastas Jumalalt, sest nad ei toonud kümnist. Ja siis ta ühendas selle teise Uue Testamendi lõiguga, kus öeldakse, et vargad ei päri Jumala riiki. Siis ta ütles, et kui sa ei anna kümnist, siis sa varastad ja vargad ei päri Jumala riiki. Aga see on heresia, sest ta võttis 2 kirjakohta nende algsest kontekstist välja ja tõi need tänapäeva. Kindlasti paljud inimesed kartsid ja kuna nad ei tunne pühakirja, ei tunne Jumala sõna, siis rahvas hukkub, rahvas kannatab. Nii et vennad, me peame olema väga ettevaatlikud, sest on palju hunti lambanahas, on palju inimesi, kes petavad teisi. Ja on veel üks juhtum ka, mida üks õde mulle rääkis, et tema ema oli väga haige ja ta pidi kiiresti ravimit võtma, aga selle tütre raha oli eraldatud kümnise jaoks. Siis ta ütles oma emale, et ei saa seda raha võtta, sest see oli issandale pühendatud raha. Ja kahjuks tema ema tundis end väga halvasti. Tänu Jumalale sai ta õigel ajal abi, sest ta oli kaua aega seda ravimit võtmata ega oleks tohtinud nii kaua ilma selleta olla. Nii et vennad, kas te märkate, kui raske on inimestel selle teemaga toime tulla? Kahtlusi on palju vennad. Olen kuulnud ka pastori juhtumist, kus ta ütles, et kes kümnist ei anna, ei pea isegi kirikusse tagasi tulema. Kõigepealt pidid nad selle raha leidma ja alles siis võisid nad selles kirikus käia. Ja seda rääkis mulle mu vanaema. Mu vanaema käis ühes 4 kirikus, mis on kogu Brasiilias väga tuntud. Ja ta jäi sellest ära kurvaks, sest ta ei suutnud seda raha kokku saada. Vennad, ma olin sellest olukorrast väga kurb ja sellepärast tundsin, et pean selle video teile tegema. Ja ma tean, et kümnise teema on väga tundlik, sest see on seotud ahnuse patuga. Nii ahnete inimeste puhul, kes õpetavad valesid asju, et kiriku liikmete arvelt raha teenida. Ning ka ahnete inimeste puhul, kes otsivad ettekäändeid, et mitte midagi kirikusse anda ja ei tunne selle pärast süüd. Seega, see video on meile kõigile ja ma hakkan nüüd selgitama. Sõna kümnis sai alguse esimeses Moosese raamatus 14 peatükis salmides 18-20. Sõna kümnis sai alguse ühest lahingust ja ta tõi endaga kaasa palju rikkusi. Siis ta kohtus kuninga ja preestri Melkisedekiga, kes õnnistas Abrahami ja seejärel tundis Abraham soovi anda kümnist kõigest sellest, mida ta lahingus oli võitnud. See tava oli kindlasti väga levinud Abrahami ajal ja seetõttu Mooses, kes oli see, kes kirjutas esimese Moosese raamatu, ei anna eriti palju selgitusi selle kohta, kust Abraham selle mõtte sai, kuna Melkisedek ei palunud seda temalt. Tema. Ja pärast seda näeme kümnist ilmumas Jaakobi ajal. Piibel ütleb, et Jaakob põgenes oma venna eest pärast seda, kui ta oli teda petnud. Siis nägi ta nägemust Jumalast ja taeva indlitest, kes laskusid maa peale. Ja siis andis ta issandale tõotuse, et kui Jumal teda õnnistab, tema teekonda õnnistab ja teda jõukaks teeb, annab Jaakob kümnist kõigest, mida ta saab. Kui sa loed seda kirja kohta, siis märkad, et Jaakob ei teinud seda mitte sellepärast, et see oli seadus, vaid sellepärast, et ta mõistis, et see kümnise andmise põhimõte meeldis issandale. Ja kümnis ilmub alles 500 aastat pärast neid sündmusi seaduse kaudu, mis loodi Iisraeli rahvale.
ja vaata, kui huvitav, tol ajal ei olnud raha olemas ja seetõttu pidid iisraellased andma 10% oma saagist ja loomadest, keda nad kasvatasid, koguduse telgile. Nagu on kirjas 3. Moosese raamatu 27. peatükis salmis 30. See kümnis kasutati leviitide eest hoolitsemiseks, kes pühendusid täielikult templis töötamisele. Hiljem loe kodus 4. Moosese raamatu 18. peatüki salm 20. Ja lisaks sellele kümnisele pidid iisraellased andma veel ühe kümnise, et rahastada pidustust, tähistamist Jumalale. Vaata, mis on kirjas. 5. Moosese raamatu 14. peatükis. Eraldage kümnis kõigest, mida maa igal aastal toodab. Sööge kümnist viljast, uuest, veinist ja õlist. Ja kõigi oma karjade esmasündinud issanda oma Jumala ees, paigas, mille ta valib oma nime eluasemeks, et õpiksite alati kartma issandat oma Jumalat. Ja oli veel kümnis, mida nad pidid andma iga 3 aasta tagant, et hoolitseda vaeste leviitide, leskede, orvude ja pagulaste eest. See on kirjas 5. Moosese raamatus 14. peatükis, salmides 28 ja 29, kus on öeldud järgmist. Iga 3 aasta lõpus tooge kogu 3. aasta saagi kümnis ja hoidke seda oma linnas. Et leviidid, kellel ei ole omandit ega pärandit, ning võõrad vaeslapsed ja lesed, kes elavad teie linnas, saaksid tulla, süüa ja küllastuda. Ja et issand, teie Jumal, õnnistaks teid kõiges teie käte töös. Nii et vaadake, kui huvitav, vennad, kui te kõik selle kokku arvutate. Te näete, et iisraellased pidid andma kümnist, mis moodustas umbes 23,33% kõigest, mida nad said. Seetõttu toimis kümnis Vanatestamendis maksumeetodina, et rahuldada inimeste vajadusi, mitte ainult religioosse reeglina. Ja just selles kontekstis, vennad, ilmub kümnis piiblis alates seadusest. See on nagu maks, anda, mida Iisraeli rahvas pidi maksma. Ja seepärast ütlebki see Vanatestamendi kirjakoht Malakia raamatust, et Iisraeli rahvas varastas issandalt, sest nad ei toonud kümnist. See on sellepärast, et iisraelastel oli kohustus varustada leviite ja preestreid, kes hoolitsesid templi eest. Nii et, kui nad ei andnud kümnist, siis nad peatasid Jumala töö, sest kui nemad seda tööd ei teinud, ei saanud seda keegi teine teha. Nii et vennad, tempel jäi täielikult seisma, Jumala asjad jäeti hooletusse ja rahvas lakkas saamast nende meeste kaudu õpetust, kuidas elada elu koos Jumalaga. Ja selle tulemusena pöördusid nad tagasi oma patus elu juurde ning nad said needuste osaliseks. Asjad ei läinud hästi ja Jumal ise ütleb, et nad külvasid, aga tundus, et nad ei näinud lõikust. Nad kogusid raha, aga tundus, nagu nad paneksid selle aukliku kotti. Nii et selles Malakia raamatus 3. peatükis salm 8, mida kasutatakse väga palju, eks. Paljud pastorid kasutavad seda, et inimestesse hirmu külvata. Kümmise kohta räägitakse just selles kontekstis, mitte meie tänapäeva reaalsusest, sest meil pole enam sellist institutsiooni nagu vanasti. Ja just selles kontekstis räägib Jeesus kümnisest, ainsas Uue Testamendi lõigus, kus sellest praktikast jutt on. Vaata, mida ta ütles oma aja usutegelastele. Häda teile, seadusõpetajad ja variserid, silmakirjatsejad. Te annate kümnist mündilt, tillilt ja köömnetelt, aga olete unarusse jätnud seaduse tähtsamad käsud. Õiglus, halastus ja ustavus. Te peate neid asju tegema, ilma et jätaksite teisi tegemata. Vaadake seda, vennad. Paljud inimeste jaoks on see kirjakoht selge tõend, et kõik peavad kümnist andma, kuna Jeesus räägib sellest Uues Testamendis. Aga me peame mõistma üht väga olulist asja, mida vähesed teavad. Kui Kristus ütles, et need mehed peavad seadust järgima, siis sellepärast, et Jeesus oli juut. Jeesus sündis Moosese seaduse all, nagu on kirjutatud Galaatlastele kirjas, 4. peatükis salmis 4. Ja just sellepärast elas Jeesus seaduse järgi. Aga pane tähele, mida ta ütles Matteuse evangeeliumi 5. peatükis, salmides 17 ja 18. Pane tähele. Ärge arvake, et ma olen tulnud seadust või prohveteid tühistama. Ma ei ole tulnud neid tühistama, vaid täitma. Ma ütlen teile tõtt, kuni taevas ja maa püsivad, ei kao seadusest mitte ükski täht ega kriipsuke, kuni kõik on täide viidud. Nii et vennad, Jeesus tegi selgeks, et seadust tuleb täita isegi tema teenistuse ajal, sest kui ta oleks seadust rikkunud, oleks ta olnud patune, nagu mina, nagu sina, nagu iga inimene. Ja nii ei oleks ta täitnud oma missiooni siin maa peal, milleks oli inimese vabastamine patust.
ja tõepoolest, Piibel ütleb, et Jeesus täitis kogu seaduse. Kurat tahtis, et Jeesus eksiks kas või ühes seaduse punktis ja siis oleks ta olnud patune nagu meist igaüks. Aga Jeesus oli ainus inimene, kes suutis kogu seaduse täita. Ta oli ümber lõigatud. 8. päeval viidi ta sünagoogi. Ta astus oma preestri ametisse 30-aastaselt ja tegi kõike, mida seadus nõudis. Ja sa peaksid mäletama seda kirja kohta, kus Jeesus tervendas 10 pidalitõbist. Piibel ütleb, et ainult üks neist tuli tagasi tänama ja kui see mees tuli tagasi ning kummardas issandat selle ime eest, Jeesus käskis tal minna preestri juurde ja tuua talle ohvri, mille Mooses oli määranud 3. Moosese raamatu 14. peatükis. Ja täna, kas kui keegi saab tervenemise, peab ta minema preestri juurde ja tooma talle tänuohvri selle ime eest? Loomulikult mitte. Seepärast, mu vennad, on väga oluline mõista, et uus leping ei alanud Jeesuse sünniga, vaid tema surmast. Ma jätan siia mõned kirjakohad, et sa näeksid, et see on tõsi. Uus leping algas alles pärast seda, kui Jeesus suri ja üles tõusis. Ja nii Jeesus andis ta oma vaimu. Eesriie rebenes ja sellega algas inimkonna jaoks uus ajajärk. Sellega lõpetati kogu Moosese seadus ja toodi sisse pääste evangeelium. Kristuse ülestõusmise kaudu. Amen. Nii et mu vennad, siiani olen ma juba mõnele küsimusele vastanud. Sa ei saa needust, kui sa ei anna 10. Sul ei ole ka kohustus 10 anda. Sa ei ole nagu maks. Et aidata koguduse telgis või templis, sest see ei kuulu enam kiriku tegelikkuse juurde. Esiteks, kui see oleks nii, siis sa ei peaks andma ainult 10%, vaid sa peaksid andma keskmiselt umbes 23% oma sissetulekust. Ja ma usun, et see oleks paljude jaoks väga raske. Ja see oli mõeldud selle süsteemi toetamiseks, mis toimis Vana Testamendi ajal ja mis ei ole enam meie tänapäevane reaalsus. Aga jää minuga lõpuni, sest ma selgitan veel mõned väga olulised asjad ja annan oma arvamuse, ma näitan sulle, kuidas mina selle teemaga ümber käin. Kui sa loed Uut Testamenti, siis näed, et pärast Jeesuse ülestõusmist ei olnud enam käsku ega ühtegi salmi, mis ütleks, et sa pead andma 10, mis tähendab 10%, vaid hoopis seda, et sa peaksid andma nii, nagu oled ise otsustanud. Oma südames. See on kirjas teises kirjas Korintlastele 9. peatükis. Ma tahan sulle ette lugeda, mida apostel Paulus ütles. Igaüks andku nii, nagu ta oma südames on otsustanud, mitte kurvalt ega sunniviisiliselt, sest Jumal armastab rõõmsat andjat. Aamen. Vaadake seda, vennad. Apostlid mõistsid, et uues lepingus peaksid kristlased elama heldusest lähtudes, mitte kohustusest, nagu oleks see maksude maksmine. Nii nagu Abraham, kes andis 10 Melkisedekile, ei teinud ta seda seaduse ega sunduse pärast, vaid austuse ja tänuavaldusena issandale. Jumal armastab neid, kes annavad rõõmuga, mitte neid, kes teevad seda kohustusest või hirmust needuse ees. Seega peaks tõeline kristlane olema tuntud oma armastuse, helduse, usu ja kuulekuse poolest, sest ta tunnistab, et Jumal on tema varustaja. Ja selle kaudu tekib tal soov aidata Jumala tööd, näha Jumala riiki edenemas, jõudmas rohkemate inimesteni evangelismi ja sotsiaalabi kaudu. Ja näiteks Korintuse koguduses ütles apostel Paulus, et kristlased peaksid eraldama osa oma sissetulekutest, et aidata kogudust. Vaata, mis on kirjutatud esimeses kirjas Korintlastele 16. peatükis. Mis puudutab annetust Jumala rahvale, tehke nii, nagu ma olen korraldanud Galaatia kogudustele. Nädala esimesel päeval pangu igaüks teist midagi kõrvale vastavalt oma sissetulekule, hoides seda alles, et annetusi ei peaks koguma siis, kui ma tulen. Vaadake seda, vennad, ja pange hästi tähele, mida ta ütles. Vastavalt oma sissetulekule. Paljud inimesed küsivad, kas Piibel räägib Uues Testamendis 10%, aga nagu ma ütlesin, kogudus ei ütle selle kohta midagi. Kogudus võttis lihtsalt Vana Testamendi 10% ja kehtestas selle kristlasele soovitusliku miinimumina annetamiseks. Mina ise, vennad, olin väga õnnistatud, kui hakkasin 10 andma, kui viisi tänada Jumalat selle eest, et ta täitis minu vajadused. See oli otsus, mille tegin koos oma naisega ja tunnen end sellega väga hästi. Ma tean, et paljud inimesed võivad seda kritiseerida, aga ma tänan Jumalat selle võimaluse eest, selle privileegi eest, et saan aidata Jumala tööd oma 10%-ga. Ja ma näen seda ka, kui viisi ennast distsiplineerida, sest ühel eluhetkel otsustasin ma mitte määrata kindlat summat ega protsenti.
aga ma sain aru, vennad, et ma tegelikult ei aidanud eriti, sest ma ootasin alati, et tekiks mingi võimalus või keegi, kes vajaks abi. See oli aeg, kui ma elasin välismaal ega käinud kirikus ja ma sain aru, et see ei olnud mulle hea. Ja kui ma hakkasin jälle kümnist andma, tundsin ma end väga hästi. Ja tänaseni olen mu Jumalale väga tänulik, et saan aidata ja panustada Jumala töösse. Vennad, me peame olema väga ettevaatlikud ahnuse patuga, me ei tohi olla isekad ja me ei tohi kunagi lõpetada panustamist. Ja nagu Paulus õpetab, ei pea kristlased tundma, et nad on alati kohustatud andma 10%, vaid nad peaksid andma vastavalt oma sissetulekule. Mõnikord tähendab see rohkem kui 10% andmist, mõnikord tähendab see vähem andmist, kui sul pole selleks vahendeid. Seega peab igaüks palvetama, peab Jumalalt tarkust paluma, et anda parimal viisil ja ilma hirmuta, et teda neetaks. Needuse osaliseks saada. Et hävitaja tuleks sinu majja ja varastaks kõik, mis sul on. Seega peame mõistma, et see on Vana Testamendi seadus. Ja kahjuks, vennad, ma tean, et paljud inimesed ei aita. Sa võid näha seda oma enda kirikus, siin minu kirikus samuti. Ja see takistab väga palju kasvu Jumala kuningriigi edenemist, sest tänapäeval on ju kõigeks raha vaja, kas pole tõsi? Isegi apostel Paulus palus annetusi. Ta palus inimestel aidata, sest ta teadis, et ilma rahata on palju raskem, eks ole. Ja ühel korral sai ta abi Filippi koguduselt ja ta kiitis neid inimesi. Ma tahan sulle ette lugeda, mis on kirjutatud Filiplastele kirja 4. peatükis. Nagu te teate, Filiplased evangeeliumi algusaegadel, kui ma lahkusin Makedooniast, ei jaganud ükski kogudus minuga. Mis puudutab andmist ja saamist, siis peale teie ei teinud seda keegi, sest kui ma olin Thessalonikas, saatsite te mulle abi mitte ainult 1 korra, vaid 2 korda, kui mul oli puudus. Mitte, et ma otsiksin annetusi, vaid seda, mis võiks kanda teie arvele. Ma olen kõik kätte saanud ja mul on rohkem kui küllalt. Ma olen nüüd täiesti varustatud pärast seda, kui sain Epafroditoselt teie saadetud annetused. Need on meeldiva lõhnaga ohver, Jumalale vastuvõetav ja meelepärane ohvriand. Minu Jumal täidab kõik teie vajadused oma kirkuse rikkuse järgi Kristuses Jeesuses. Vaadake seda, vennad. Vaadake, kui suur õnnistus. Paulus on siin väga õnnelik, sest ta sai vendade annetused ja ta ütles, et Jumal täidab iga nende inimese vajaduse, sest nad on Jumalale meelepärased olnud. On loomulikult selge, et kümnise ja annetuse andmine ei ole garantii, et sul ei puudu kunagi midagi, eks ole. Ma pean seda ütlema, sest paljud inimesed tulevad minu juurde ja ütlevad, pastor, ma annan oma 10, ma olen ustav 10 maksja, miks on mu elus asjad nii rasked? Miks mul on alati raha või kitsas käes? Nii et vennad, me peame mõistma, et 10 ei ole garantii, et sinu rahaline olukord läheb hästi, eks ole. Me peame olema head haldajad kõige suhtes, mida Jumal meile annab. Me peame ise oma elatise nimel pingutama, sest raha ei tule niisama sinu kätte. Nii et me peame töötama, me peame oma osa ära tegema, eks ole. Ja nüüd ma vastan mõnele väga levinud küsimusele, mida inimesed mult küsivad. Hiljuti küsis mu sõber mult järgmist. Pastor, ma ei andnud eelmisel kuul 10. Aga mis nüüd saab? Kas ma pean järgmisel kuul või sel kuul andma 10 koos selle 10-ga, mis eelmisel korral andmata jäi? Nii et vennad, nagu ma ütlesin, Uues testamendis ei ole annetamine maks, vaid see on armastuse ja helduse tegu. Nii et kui sa eelmisel kuul mingil põhjusel ei annetanud, siis sa ei võlgne seda kellelegi. Oluline on, et sa ei kaotaks annetamise harjumust, eks? Näiteks Paulus ei öelnud koguduse vendadele, et kui nad midagi ei anna, siis nad võlgnevad talle. Ei, ta lihtsalt kiitis neid vendi, kui nad teda aitasid. Ja veel üks küsimus, mida ma inimestelt tihti kuulen, on selline. Pastor, kas ma pean kõik kirikusse andma või võin ma oma 10 jagada nii, nagu ma ise paremaks pean? Mu vennad, Uues testamendis ei räägita ka konkreetsest kohast, kuhu sa pead andma, nagu see oli Vana testamendi ajal. Minu arvates, kui sa käid mingis kirikus, siis sa pead aitama. Jah, sa naudid seda kohta, sa istud toolil, mis maksis raha, sa oled kohas, kus tuleb maksta vee ja elektri eest. Seal on inimesi selle töö juures, seega sa pead tõesti oma kirikut aitama. Kirikul tuleb maksta ka pastori palka, kes pühendub sellele tööle. Paljudes kirikutes on mitmeid, kes töötavad otseselt selles töös. Seega, ma olen tõesti selle poolt, et sa aitad oma kogudust, eks ole. Ma tean, et võib-olla paljud inimesed ütlevad nii,
pastor, aga minu koguduses inimesed ei aita. Pastor, ma olen juba analüüsinud, inimesed ei tee heategevust. Aga kas võib-olla inimesed ja kogudus ei tee ka sellepärast, et ressursse napib? Võib-olla on vähe ressursse. Nii et see on küsimus, mida võiksid analüüsida, eks. Ja mis puudutab seda, et sa eraldad osa oma kümnisest, et aidata asutusi või abivajajaid, siis ma arvan, et selles pole midagi halba. Oluline on sinu südame kavatsus. Nagu apostel Paulus ütles, et igaüks peaks andma nii, nagu ta oma südames on otsustanud. Olgu, eks? Ja teine küsimus, mida inimesed minult küsivad, on järgmine. Pastor, kas ma pean andma 10 brutotulust või netotulust? Mu vend, kui sa oled siiani vaadanud, siis sa nägid, et mingit kindlat summat ei ole ette nähtud. Sa otsustad oma südames ise, kuidas ja kui palju sa tahad oma olukorrast lähtuvalt panustada, vastavalt sellele, kui palju rõõmu sa tunned, et saad osa Jumala tööst. Seega soovitan sul kõigepealt maksta oma töötajatele ja katta kõik muud ettevõtte kulud, sest tegelik kasum, mida sa näed, on palju väiksem kui kogu saadud summa. Ja kui sa annad 10 kogu summast, võid sa isegi võlgadesse sattuda ja on inimesi, kes kui nad annavad 10, 15 või 20% sellest, mida nad saavad, siis neil ei teki rahalisi probleeme. Ja las ma ütlen sulle midagi, kahjuks enamik inimesi, kes esitavad neid küsimusi 10 kohta, see ei ole sellepärast, et nad tahaksid anda 10%, vaid sellepärast, et nad tahavad anda vähem. Nad tahavad rohkem raha koguda. Ja me peame ka selle suhtes ettevaatlikud olema, sest Jumala töö peab olema esikohal. Me peame seadma issand asjad esikohale. Me peame mõistma, et kui me seame Jumala esikohale kõigis valdkondades, siis see puudutab ka meie rahakotti. Me tõepoolest oleme Jumalale meelepärased, sest Jumal näeb meie südame hoiakut. Amen. Kahjuks otsivad inimesed alati viisi, kuidas end õigustada, sest nad ei aita millegagi. Ja me peame meeles pidama, et jüngrite ajal apostlite tegude esimestes peatükkides need inimesed andsid kõik, mis neil oli. Mõnikord nad müüsid oma vara. Nad olid väga helded ja keegi ei muretsenud seal selle üle, et tehakse arvet pidama. Sest neil oli väga suur soov osa saada millestki, mis oli palju suurem kui see, mis neil oli. Ja Jeesus ütles, et kus on sinu aare, seal on ka sinu süda. Nii et mu vend, kui sa hindad Jumala tööd ja inimesi, kes selles töötavad, võid kindel olla, sa saad väga õnnelikuks. Jumal hoolitseb su vajaduste eest, sest Jumal austab neid, kes teda austavad. Nii et vennad, me peame sellest aru saama. On olemas helduse seadus ja Piibel ütleb, et helde inimene õitseb, kes toob teistele kergendust, saab ise kergendust. See ongi see põhimõte, mida ma tahtsin teile siin tuua. Me peame olema rõõmsad. Ma usun, et see on evangeeliumi keskpunkt. Teha kõike südamest Jumalale. Kõike, mida me teeme inimeste heaks, peame tegema nii, nagu teeksime seda issandale. Amen. Ära tunne end survestatuna. Ära lase ka kellelgi sundida end midagi tegema. Kui sa otsustasid anda, kui sa otsustasid panustada, siis tee seda kogu südamest. Lihtsalt täna Jumalat, sest Jumal annab sulle selleks võimaluse. Ja see, vennad, on privileeg. Amen. Ja lihtsalt lõpetuseks midagi väga olulist. Kõik koguduse liikmed, neil on õigus teada, kuhu need 10 viiakse. Sina, ma tean, et enamik inimesi ütleb nii, aga ma annan 10 ja ma ei taha teada, mida sellega tehakse. See on tõsi, vennad. Kogudus teab vajadusi paremini kui liikmed. Need, kes on juhtkonnas, teavad tõesti, millised on suurimad vajadused, aga sa võid end kindlasti informeerida, kuhu see 10 läheb, eks. On vaja, et kiriku rahaliste vahendite haldamine oleks läbipaistev, sest me oleme kristlased ja peame olema ausad kõiges, eriti Jumalaga seotud asjades. Ja lisaks sellele, kui on läbipaistvus, tunnevad liikmed end palju kindlamalt ja nad kipuvad veelgi rohkem aitama. Amen. Ja ma tahan sulle anda siin viimase nõuande. Pane iga kuu raha kõrvale. Alati, kui sa saad mingit raha, pane osa kõrvale, sest see distsiplineerib sind. Kui sa jääd ootama, et ilmuks keegi, kellel on vajadusi, siis aitad sa Jumala tööd palju vähem. On loomulik, et issand Jumal ei vaja raha, aga tema töö vajab seda. Nii et harjuta end annetama ja sa investeerid millessegi, mis toob vilja igaveseks eluks. Amen. Mina olen pastor Antonio Junior. Loodan, et sulle meeldis ja et sain su küsimustele vastused anda. Ja nüüd palun ma sul seda jagada. Saada see võimalikult paljudele inimestele, keda sa tunned, sest paljudel inimestel on selle teema kohta küsimusi ja on oluline, et me teapsime, mida Jumala sõna selle kohta ütleb, eks. Jumal õnnistagu ja kohtumiseni järgmises videos.